Kui sa oled ka minemas väiksele tripile, mis eeldab seda, et sul on näiteks vaja autos laste meelt lahutada, siis siit tulevad minu parimad soovitused, mis meie 3 lapsega on siiamaani väga hästi toiminud. Esimese ideena ma tooksin välja igasugused meisterdamise asjad, mida lapsed saavad autos oma tooli sees teha. Ja selle jaoks on mul igale lapsele selline Lego kott. Ja ma kleepsin mapi külge Lego aluse, ma sain selle idee TikTokist, et töötab väga hästi. Teiseks on siia sama mapi sisse väga mugav panna ka pildikaid. Ma olen pannud kõikide mappide vahel selline klõpsakas, mis hoiab kinni paberit, et kui laps tahab autos joonistada ja neid pildikaid kasutada, siis on tal võimalik seda väga lihtsalt teha. Kolmanda asjana on need LED-tahvlid, mida ma olen teile palju näidanud ja mis tõesti on autosõitude ajal meile väga suureks abiks. Järgmisena ei saa me läbi ilma snäkkideta. Ja ma teen igale lapsele alati kaasa nende enda snäkikarbi, mis tähendab siis seda, et ei ole mingisugust vaidlust, kaklust, igaüks sööb omas tempos. Mulle väga meeldib panna siia nii kuivatud marju, pähkleid, seemneid, porgandeid, paprikaid, hummust, oleneb siis sellest, mida mul tegelikult on. Ja autosõit, eriti pikk autosõit, snäkkimise saatel läheb alati palju valutama. Loodetavasti saite siit kasulikke näpunäiteid ja eelkõige julgustust, et minna näiteks suusareisile koos lastega autoga, miks mitte Norra või Soome või Rootsi. Te teate, kuhu minu süda kuulub. Ja sellisel juhul ma soovitan seda loomulikult teha koos Tallinkiga, sest et nende laevadel saab teie reis alati ekstra ägeda hoo sisse.